Täna toimunud mehe tervisekonverentsil Mees, miks sul lapsi pole, tõid arstid ja eksperdid välja, et meeste füüsiline ja vaimne tervis mõjutavad otseselt nii viljakust kui ka pereloome soovi. Kardioloog Margus Viigimaa sõnul võib alla 50-aastase mehe erektsioonihäire olla ka esimene hoiatus südamehaiguse kohta. Sellisel juhul on meestel 2–5 aastat aega, et oma tervist põhjalikult kontrollida ja ennetada infarkti või insulti. Endokrinoloogi Vallo Volke sõnul on elustiil võtmetegur nii südame kui ka suguelundkonna tervises. Võib-olla silma peaks peal hoidma oma eluviisil, et vähem alkoholi, ei suitseta, füüsiline koormus, rõõmsad tegevused elus. Perearstiga võiks olla tegelikult hea kontakt ja kõige mõistlikum ongi regulaarselt suhelda oma perearstiga ja rääkida oma muredest, oma rõõmudest, ka oma eluviisi küsimustest. Konverentsil räägiti ka meeste vaimsest valmisolekust isaks saamiseks. Androloog Sven Tennisberg tõdes, et mehed väldivad laste saamist üha enam hirmu ja ebakindluse tõttu. Tema sõnul tunnetavad mehed, et laste kasvatamine on kallim kui varem ning et ühiskond soosib pigem individuaalsust ja karjäärikesksust. Vahel on mure aga ka füüsilises tervises. Kui pere lapsi ei saa, tuleks mehe tervist esimesena uurida. Sageli on probleem just seal. Kui me loeme paari, et nad on viljatud, siis see tähendab, et nad on kuskil aasta jooksul juba proovinud rasestuda ja siis võiks kontrolli tulla, aga tark oleks võib-olla juba planeerimisfaasis pöörduda. Meestekliinik selleks on väga hea, saab kiiresti analüüsi anda ja vaadata, et kuidas see hetkeseis on, et säästa endale aega, närve ja tihtipeale ka rahalisi kulutusi. Füüsilise tervise kõrval ei ole vähem oluline ka vaimne tervis, millele mehed tihti veel vähem tähelepanu pööravad. 2023. aastal viis Kantar Emor läbi uuringu, millest selgus, et 25% meestel on risk depressiooniks, 17% on ärevushäire risk ja 30% unehäired. Kõrgeimad on näitajad just noorte meeste hulgas, 18–24 aasta vanuste hulgas 40% ning 25–34 aastaste seas 31%. On teada tuntud fakt, et mehed kipuvad oma muresid sissepoole elama ja abi otsivad harva. Mulle tundub, et nooremate puhul ikkagi ei ole väga enam seda, et seda kõike kuidagi ainult enda jaoks hoitaks või ei juletaks jagada, et mina nüüd mehena kuidagi ei tunne ennast kogu aeg tugeva ja kõikvõimsana. Aga kindlasti natukene vanematel meestel ja sellistel ka, ütleme praegu siis keskealistel on seda märksa rohkem. Psühhiaater Mari-Liis Laanetu sõnul muudab isaks saamine mehe elu sügavalt. Enesekindlus ja empaatiavõime kasvavad, kuid koos sellega võib väheneda ka vabadus ja tekkida üksildustunne. Ka noori isasid tuleb tähele panna ja küsida, kuidas neil läheb.